videoga oleme jõudnud Paradiisi randa siin Ristna Neemel poolsaarel ja kavatseme nautida hommikusööki mere ääres. Ma vist läksin liiga palju edasi. Meie vaatega hommikusöök, vaade meri ja liiv, minul on ka liina ja siis söögiks on moonisaiad, juusturullid, kohupiimasaiakesed ja lisaks on multinektar ja vesi. Ja muidugi, kuna me oleme Hiiumaal, siis kõik need saiatooted on Hiiu pagarite omad. Ja oleme jõudnud Kõpu tuletorni juurde. Meiega võib-olla Hiiumaa peamine turismiatraktsioon peale välja mõeldud lugude. Need esimesed astmed olid päris ulmad. See oli nii madal, et ma pidin nii kummaline laskma ennast. Et seljakott läks kõvasti seda lage. Seda pidi üle peale võtta. Aga pidi liigutama ennast niimoodi kuidagi. Lihastele see päris korralik trenn. Ja oleme jõudnud Kõpu tuletorni otsa. Alguses tundus tee palju raskem kui muidu oleks tahtnud, aga lõpus õnneks oli veidikene lihtsam, mõnusam. Seljakotiga ikka ei tuleks. Aga jah, siit näeb ära enam-vähem, kui mitte terve Hiiumaa, siis selle läänepoolse osa küll. Liina, kuidas tunded on? Võiks kõrgem olla. Ja peale väsitavat matka mäe tippu, Kõpu mäe tippu on väike kasutav hommiku, nüüd siis juba lõunakohv. Oleme jõudnud nüüd Vana ja Ürguru juurde. Loodame näha naaritsat ja kardame äikest õigemini. Vihma rohkem. Me kardame rohkem vihma, aga korralikult ikkagi müristab siin natukene kaugemal. Aga ikkagi üsna kuuldavalt. Nii et suur tõenäosus on, et ühel hetkel jõuab see siia ka. Või siis jõuame meie selleni, üks kahest. Tulime ka siia Eiffeli torni juurde Hiiumaal. Seal ta on, aga nagu näha, siis sajab päris korralikult ja nagu väga ei kipu sinna üles niimoodi ega siia kõrvale ka. Ehk siis ma arvan, et me liigume edasi. On nähtud kena. See on huvitav ümbrus, mingisugused vanad mingi autod politseimärkidega ja inimesed ja mingi niisugune söögikoht ka tehtud. Aga jah, ilm ei ole väga soosiv ja ma üritaks pigem enne, kui see vihm jõuab sealt poolt sinnapoole, jõuaks ennegi tahkuna tuletorni juures ära käia. Vaatame, kuidas see õnnestub. Hetkel jäävad ikka alles pillid ja kaadrid tegemata siin. Väike mini-Eiffeli külastus vähemalt. Kui suure otsa ei saa, siis äkki ronib siia. Ja ehk klõpsu. Päris märg on ausalt öeldes, aga ma jooksin telefoniga kokku või mitte. Nüüd oleme jõudnud Kärdlasse Linnumäe restorani kohvikusse võtta. Tulime vihma ja äikese eest varju ja sööme ja tahkuna ja Eiffeleid ja muud asjad jäävad hetkel tagaplaanile. Võib-olla õhtul, kui äkki natukene normaalsem ilm. Sest jah, äikse vihmaga väga ei hakka sinna ronima. Aga toit tundub hea. Mina võtan brioche kupliga viisliha burgeri ja Tiina võtab täna šlitsi.
just jõudsime meie teise öö majutusse Kärdlas. Praegu peast ei tule meelde, mis selle villa nimi oli. Tiismani villa. Ja põhimõtteliselt nagu öö ja päev eelmise majutusega sama hind põhimõtteliselt. Aga see välimuse, see tundevahe, mis neil kahel kohal on olnud, see on lihtsalt hämmastav, et ma juba väikse tuuri siin näitan ka videoga, aga lihtsalt siin on mingi uhke, ilus vann, teise korrusel meil on veranda, see kõik tundub, et siin on nagu värskelt viisakalt remonditud, siin voodi, nurk, siin all esimesel korrusel on mingi üldine puhkeala, mis nägi väga viisakas välja, köök, meie korrusel on kohe külmkapp siin kohe ukse juures ja Kärdlas. Mina jään täna siia. Liina jääb täna siia, tema on ilmselt terve õhtu vannis. Lähme vaatame korra selle veranda ka üle, mis siin on. Mis läheb väga valgeks. Aga väljas sajab endiselt. Liinal on nüüd vannis käidud, meil on vihm üle elatud ja nüüd on aeg minna vaatama, mida Kärdla linnal on meile pakkuda. Kärdla kesklinnas on käidud, väga palju videomaterjali sellest ei saanud, sest polnud lihtsalt väga palju midagi vaadata. See keskväljak on, keskväljakul oli väga niisugune puitkonstruktsioon, niisugune, ma ei tea, lesila, kuidas seda võtta. See on tõesti väga ilus. Ja majad tegelikult ka see ümberringi kõik väga kena. Aga lihtsalt nagu väljaspool seda keskväljakut ei ole väga palju. Et siin elurajooni asjad, et võib-olla randa minna ja sadamasse ja ma ei tea, äkki me jõuame sinna, äkki mitte. Et kõik on ilus, aga lihtsalt siin ei ole väga midagi teha. Ja kuna kell on 6 läbi, siis mingi kohvikud asjad on kõiba enam kinni. Ma üksikud restoranid võib-olla on veel lahti kuni kell 9, aga hetkel ei ole veel kõht tühi, kuna me just sõime. Aga nüüd me siis üritame vaadata, mis meil veel siin kandis näha on, mis meil enne nägemata jäid. Ja siis äkki me jõuame veel õhtusöögiks ka kuhugi, kuigi ei tea, arvestades, et 9:30 loojub päike ja 9 pannakse palju kohad kinni. Me oleme nüüd liikumas Skaibaldi Liivaku poole. Auto jäi natukene maad tagasi sinna. Viimased mõned 100 meetrid Liivaväljani kõnnime jala. Kuna siin see tee läks vahepeal väga kahtlaseks ja minu auto ei ole ikkagi päris maastur, siis mõtlesin, et parem lasta jääb natuke kaugemale. Ma olen vaadanud, et kõik need tuletornid asjad pannakse mingi kella 7 kinni või niimoodi, aga suve ajal tahaks kogu loojangut nautida, vaadata, et võiks olla mingi automatiseeritud piletisüsteem või väravad või mis iganes, et saaks ka mingi, ma ei tea, 9, 10, 11 paiku õhtul minna tuletorni külastama. Seda just enne kõike suvekuudel. Et see oleks kindlasti ka palju huvitavam, et näeks värve ja ei oleks nii piiratud oma külastusaegadega ja liikumistega. Ja jõudnud olemegi tänase päeva viimasesse sihtkohta peale meie majutuskoha muidugi. Ja selleks on Tahkuna tuletorn, mis on siis ühtlasi ka Hiiumaa kõige põhjapoolsem ehitis ja oleme ka Hiiumaa kõige põhjapoolsemas punktis, kui me natuke maad siin edasi liigume veel mööda seda maismaa osa. Siin on ka üks mälestusmärk Estonias hukkunud lastele. See võib-olla ei ole nii positiivne asi, aga see tuletorn on väga ilus. Ma arvan, et mina olen vist esimest korda siin, sest ma küll ei tule praegu ette, et ma oleks nagu siin käinud varem. Ja nüüd meil on natukene aega, loojanguni pilved on nagu nad on, ehk siis siin on jälle niisugune võib-olla 50-50 võimalus, et tuleb mingi loojang.
ja ongi päikseloojanг nähtud. Kuigi algul me arvasime, et ei tule midagi, olime juba peaaegu valmis ära minema, siis lõpuks ikkagi midagi tuli. Ma sain natuke pilte, natuke videot, natuke saime imetleda. Mina küll natuke imetlesin vähem, kuna ma olin oma siin pildistamisega nii ametis, aga ilus oli ikka. Mul tuli vahepeal muidu meelde, et ma ikkagi olen käinud Ahkuna rannas siin ja Poolsaarele, aga see oli väga ammu. Nüüd igatahes läheme tagasi oma imelisse villasse, kus me saame nautida õhtut, homset hommikut ja homme ilmselt, kui ilm vähekenegi lubab, üritame tagasi Käine poole liikuda, vaadata seal Kassaris, Orjakus veidike ringi, kus meil oli päris mitu sihtkohta, mis jäid nüüd algul vaatamata. Ja siis tagasi Tallinnasse.